varvastiga põhimõtteliselt mudib seda toitu. Venisime 1600 kilomeetrit läbi Vietnami. Ilma interneti ja ilma pagasita. Päeva väljakutse on sõita mõne kohaliku veesõidukiga. Keset suurlinna. Me teame, et meil oleks vaja vee peal mingi sõidukiga sõita, aga kuna me oleme ülisuur linnas, siis võimalusi on vähe, aga käisime selles travel agency's, küll on mingisugune speed ferry. Teeme selle ära, saame teada oma päeva budgeti ja loodetavasti saame siit linnast minema. Today, when does it leave? In 40 minutes. Okei. Võib-olla liigume valele poole praegu. Palju seekord meie päeva budget on? Oba! 50! Bussipilet oli mingi 10 euri. Äkki me saame edasi, me saame vist edasi. Okei, lähme. So we need to get to Nha Trang. We're going old school. Go there. You buy bus ticket. You pay. Bus station, I know. Yes, 80. Take it. Oi, ei müts läks kõik. Ole. Oota. So you want to go to Mui Ne, right? Muine. Yes. We also had a bus from Mui Ne go to Nha Trang. Oh, okei. Okei. Martin peab juuksurisse minema. One room for two. Two room. No, one room, two people. Okay. 10 euri, lakst, ei noh, sõber, follow me, muidugi. Saame oma riided ära pesta äkki. Ja sokid. Ainukene probleem on meil see, et see voodi on nagu mingi kivist tehtud. Aga kumbki ahvatleb välja ei näe. Küsisime beef, ütles beef. What is this? Lugisin 2,5 ja maitseb väga hästi. Aga mul puhtalt mentaalselt on mingi plokk peal, et kui ma näen, et vend mingi varvastiga põhimõtteliselt mudib seda toitu. Jumala hea supp. Homme pask lippab, aga pole hullu.